It's your boy. Miks ma teen seda videot? Ma teen seda videot sellepärast, et ma saan minu kanal panen mida iganes ma tahan, sest mul ei ole mingi eraldi žanr. Mul on üli fucking hea rõõmus tuju täna. Jõudsin just autokoolist, oli teine-kolmas tund, ma ei tea. Ja mind pani juba linna peale sõitma ja siis oli siuke mõnus närve sees ja värk, aga kõik tuli nii super välja. Sellest on vist hype, nagu Simsis on need moodid, nagu moods. Siis mul on praegu see feels good, amazing, nice. Sellised hetki nagu tuleb nii vähe ette, kus sa tunned nagu oled siukse nagu tõesti nagu, noh. Ma tõin just rattaga linnast autokoolist ja terve tee ma sõitsin naeratus näol, mida tavaliselt ei tee, sellepärast et muidu vaadatakse sind nagu Sõitsin naeratus näol koju ja inimesed naeratasid isegi vastu, mis tõi veel nagu vau. Tahaks jagada seda rõõmu teiega, et kui sa oled siuke tark, mõtled, et mida fuck ja mingi imelikult käitub, mingi happy, siis mõtlesin lihtsalt, et ma jagan rõõmu ja millest, homme lähen, ma ei tea, kunas ma selle video postitan, võib-olla postitangi täna, võib-olla postitan homme, aga igatahes see nädalavahetus lähen Hauka lähedale veel müüma. Eile. Mis mind veel rõõmsaks teeb? Eile lugesin siis selle läbi mingi paari tunniga ja see raamat, see oli ikka niimoodi, et ma tegin see raamatu lahti esimesel leheküljel, see oli nagu vana sõber oleks külas, fucking Rowling, kuidas sa oled nii geniaalne, nagu see, mis siin toimub ja värki, see on ikka nii keeruline, et kuidas ta nii keeruliselt seda kirjutas. Mida ma siis tegin oma rõõmsa tujuga seoses. Rattaga praegu tõin koju, naeratasin ja värki, mõtlesin, sõitsin just eluohtlikult mingi läbi linna ja särki värki ja jumalas Buenos. Võtsin käed ära ratta pealt ja siis ma sõitsin 10 meetrit ilma käteta ja see nagu, ma ei ole seda mitte kunagi proovinud. Ja siis peale seda ma enam ei julgenud sõita, sest ma kartsin, et väike ma sõidan teelt välja või midagi ja kiivrit ei ole. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga jah, jälle, vau! Sellised hetki, kus sa lähed oma mugavustsoonist välja, mida ma olen viimasel aastal üritanud ikka teha mingil määral, kus ma läksin nagu rahvatantsu, mida ma iial ei arvanud, et ma lähen ja teen. Siis oli mul, võtsin vastu siis selle aktuse pidamise, lõpuaktusel olin siis üks rääkijatest, mis tegelikult rääkides praeguse teiega ei tundu midagi nii suurt. Ma mõtlen, kui keegi ütleb, et kuule, aga sa tahaksid aktuse mingi kõneleja või mis iganes terve mingi paarisaja inimese ees vanemulisest, siis on nagu, tahaksid vä? Et jah, et seal lugesin luuletusi ja rääkisin. See oli siuke väike nagu edasiaste minu elus, siuke väike piiriületus ja siis peale seda oli ka siuke mõnus hype-tunne, pingerangus, mõnus ja sellised hetked, need pakuvad sellist rõõmu ja mis jääb nagu arendab sind ennast ka edasi ja teeb võib-olla julgemaks mingite situatsioonide ees ja ma tõesti soovitan teil ka piiridest välja astuda mingilgi määral. Ei pea kohe mingi suurt sammu astuma. Tõesti, see viimane aasta on imeline olnud ja võib-olla siin videos ma saangi rääkida, kui istud kohe kaamera ette, võib-olla sinust oodatakse, et nagu need teised YouTuberid, kes räägivad vabalt ja mis iganes, et tegelikult see ei ole nii lihtne, et see on ka väike siuke nagu jälle mugavustsoonist välja, et teha videoid ja kaamera ees rääkida ja see ei ole tõesti lihtne, nagu välja paistabki awkward, cringy, juba see, et ma inglise keelt ei oska ja siuke eestlaslikult täishäälikuid kasutan. Juba see on natuke nõme kuulata. Mu sõbrad on toetavad isegi mingil, ma ei tea, kas see on fake või lihtsalt, aga vähemalt nad üritavad. Et aitäh neile ja aitäh kõigile. Mul on 700 subscriberit juba, mis on nagu nii palju viitsivad, jõuavad vaadata minu asju siin samas, et
et selline oli tänane video. Kas meeldis või ei meeldinud. Igatahes te nägite seda minu rõõmu siin suures maailmas. Väike Henri. Selle lambi ma võin särki vahetades käeb ka katki. Väike Henri. Et jah, näeme järgmine kord ja tšau.